Tere! Pole ammu näinud, mis tähendab seda, et on aeg vaadata minu uut videot. Aga enne seda üks oluline teema. Nimelt, YouTube'i statistika näitab seda, et enamus minu videote vaatajaid pole minu kanalit tellinud. Aga palun tehke seda, sest teie toetus on mulle ülioluline. Ja nüüd vaatame siis minu uut videot, milleks on Muhu tutvustuse teine osa. Ja ma olen enam-vähem siin kohas, kus eelmine kord pooleli jäi. Ehk minu selja taga on Pädaste mõis. Ja paneme siit nüüd Kuivastu poole ja siia tee äärde jääb paar huvitavat kohta, mida ma teile näidata tahan. Ja et teile meelde tuletada, milline oli Muhu tutvustuse esimene osa, siis paneme selle video näiteks siia ülesse. Nüüd ma olen ühes sellises kohas, mis iseloomustab kõige rohkem Muhu saare olemust. Siuksed madalad ja kitsad kiviaiad. See on nagu täpselt see, mis nagu mulle Muhuga meenub. Kitsad kiviaiad, kitsad külavahed, kadakad. Ja koht, kus ma praegu olen, on Rässa küla. Teine koht, mida ma teile näidata tahtsin, on siis siuke huvitav koht nagu Võiküla. Täpsemini see Munakivi tee, mis on umbes 2-3 kilomeetrit pikk. Et kes viitsib, see võiks kindlasti siia tulla, kui aega on. See on äge. See on see, mis Muhust Muhu teeb. Ja oleme jõudnud Muhu mereväravasse ehk Kuivastu sadamasse. See on siis esimene koht, mida te praami pealt tulles näete. Siia Kuivastu maantee äärde Muhus on pandud siuke tore kujuke. Selle nimi peaks olema siis Muhu ingel. Ja tegelikult Muhus on üks või kaks siukest kujukest veel kuskil tee ääres. Nii et olge tähelepanelikud ja otsige ülesse. Oleme jõudnud siuksesse kohta nagu Hellamaa. See on siuke äge kogukonna keskus. Siin on siis Muhu laululava, kus toimuvad ägedad jaanituled. Ja siin Hellamaal on ka üks õigeusu kirik. Et kellele meeldib see kirikute arhitektuur, siis tulge vaadake ise järgi. Ja oleme jõudnud Üügu pangale. See on siis Muhu kõige tuntum pank ja siia ma soovitaksin igal juhul tulla, kui te Muhusse satute või olete Muhust läbi sõitmas. Et jätke see nimi meelde.
Ja minu eelviimane peatuspaik Muhu tutvustuse teises osas on Rinsi kirik. Järjekordne õigeusu kirik siis. Ja minu viimane peatuspaik Muhu tutvustuse video teises osas on Paenase bussipeatus. Ma ei hakka teilt kogu avastamisrõõmu ära võtma, kuna tegelikult Muhus on nii palju kohti veel, mida avastada. Aga mõnda kohta saate vaadata minu ühest teisest videost. See on siis Navikapi seiklusmäng Siil udus. Selle ma panen siia ülesse nurka. Aitäh vaatamast! Kui teile meeldis, siis palun laikige, jagage, kommenteerige, olge muhedad ja kohtumiseni!